Selleks, et see uus ABC teatmik saaks ilmuda, on vaja läbi viia terve rida katseid. Ja võtsime pisteliselt välja siit ühe osa sellest protsessist ja tõime põllumeestele näha, mis juhtub, kui kultuure väetada erinevate lämmastikunormidega. Ja näidiseks on võetud siis siin praegu lämmastikufoonid 0 kilohektarile, 100 kilohektarile ja 200 kilohektarile. Et kõikidel põldudel eelviljaks oli keerispea ja fosfor-kaalium päätised on siis arvestatud mullaproovide ja lõimisi alusel nende kultuuride põhiselt. Et meil on fosfor-kaalium paigas, eelvili on kõigil üks. Ja meie panime siia laua peale näidiseks välja 3 levinud kultuuri. Rukkis, taliraps ja talinisu. Ja nagu juba eelpool mainitud sai, näidised on siis võetud lämmastikufoonide alusel. Kõige madalam on siis 0 kilohektarile. Järgmises anumas on meil siis 100 kilohektarile lämmastikku ja kõige suurem lämmastikunorm oli 200. Ja hästi ilmekalt tuleb tegelikult see vahe välja, kui me vaatame, et rukkis on selles mõttes selline huvitav kultuur vähe nõudlik, et ta on andnud 0 lämmastikuga meie katsealal 7,9 tonni hektarilt, siis see on juba ilus. Aga kui märkimisväärse kasvu annab see 100 kilo lämmastiku tegevainet hektari kohta, et kui 7,9 tonni pealt tõusis saak 11,6 tonni peale, see on nii visuaalselt näha, kui ka numbrid räägivad oma keelt. Aga nüüd toimub pööre. Tegelikult juba 200 lämmastikufooni puhul on meil juurde kasv saagikuses ainult 1 tonn hektarilt, mis tegelikult annab vähem raha tagasi, kui me oleme selle lisalämmastiku jaoks kulutanud. Siin on ka näha visuaalselt, et see tase on ainult õige veidi kõrgem ja saagi analüüsis on siis näha, et numbriliselt ainult 1 tonn. Ja teem ka tegelikult selle katse mõte, et tabada ära need optimaalsed väärtustasemed, mida on mõtet põllule anda ja mitte nagu üle kulutada ja mitte nagu siis keskkonda saastada. Aga vaatame ka, kuidas juhtus siis rapsil see protsess. Et siin on nagu näha väga madala lämmastikufooniga. Meil on siin kirjas, et lämmastikufoon on 0. Saime me ikkagi katsealalt saagis 3,6 tonni. Et palju on küsitud, et kuidas see võimalik on. Kindlasti juba sellepärast, et eelvili oli keerispea ja fosfor-kaalium on ikkagi mulla analüüside põhjul korralikult väetatud. Kui me tõstsime 100 kilo lämmastikufooni, siis me saime 1,3 tonnise lisasaagi. See on ka visuaalselt siin kenasti näha. Ja erinevalt rukkist tegelikult raps väärindab lämmastikku erinevalt, et siin me saame ikkagi 1,1 tonni ka siis kõige kõrgema lämmastikufooniga, mida me täna näitame. Ehk siis tõstsime 100 pealt 200 peale ja saime ikkagi veel 1,1 tonni saagi lisa. Nii et see katse näitab ka seda, et tegelikult raps käitub erinevalt kui rukkis. Ja sellepärast ongi seal katses ka tegelikult palju laiem valik neid kultuure, mida me ei hakanud täna siia kõiki laua peale välja tooma. Ja see protsess tegelikult kestab 5 aastat. Alustati sellega aastal 2023 ja 2027 saame me andmed kokku ja nende andmete põhjal koostame siis uue väetamise ABC teatmiku. Ja seda projekti viivad läbi Maaelu Teadmuskeskus, Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool koostööprojektina. Selle projekti rahastaja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.